Eestis on väga palju erineva suuruse ja võimekusega autoremondi ja teenindusettevõtteid, mis siin salata, aga tööde kvaliteet on väga erinev. Autoomanik nõuab kvaliteeti, sest see on liiklusvahendite puhul äärmiselt oluline. Autode remondist ja hooldamisest hakkame rääkima Bosch Car Service erinevates teenindustes. Bosch, see tähendab eelkõige kvaliteeti. Bosch Car Services kindlasti oleme tähelepanu pööranud eelkõige kvaliteedile. Kui minna nüüd ajaloos pisut tagasi, et siis see kontseptsioon ju teadupärast juba asutati 1921. Esimene Bosch Car Service avati 1925 Hamburgis. Tänaseks päevaks meid Eestis on kokku 15 ja maailma mastaabis siis on meid kokku julgelt üle 15 000, et tegemist on maailma kõige suurema autoteenusketiga. Ja ma saan aru tegelikult selleks, et kvaliteedi kinnistada, on ikkagi Bosch Car Service kasutamas ka kõike neid varuosi ja tehnoloogiat, mida Bosch pakub. Ja, absoluutselt. Meie ketti kuuluvatel töökodadel peab olema kohe kindlasti Bosch seadmepark. Ja meie ketil on ju ka tegelikult oma auditisüsteem, et kus me iga-aastaselt auditeerime siis ketti kuuluvaid töökodasid. Tänases saates oleme külas Loo autokeskuses Harjumaal ja teeme kõigepealt lähemalt tutvust autoveermiku ja selle probleemidega. Teeme täna selgeks sinu abiga natukene kõigepealt, mis asi see autoveermik üldse on. Me oleme siin auto all ja võtame siis selle veermiku ette ja vaatame üle need sõlmed, mis selle veermiku moodustab. Alustame siis tagant poolt. Et kui me siit vaatame, selle auto puhul on suhteliselt lihtne, see on meil esiveoline auto, temal on taga siis nii-öelda sõltuv vedrustus tehtud, kus siis on lihtsalt siis paar õõtsa, mis siis nii-öelda puksidega kinnituvad siis sinna kämmike külge. Ja siis tavaline vedrustus nii-öelda, kus siis on nii-öelda MacPherson tüüpi nii-öelda siis vedrustuslahendus tehtud. Kui me siit edasi liigume, siin allpool on siis lihtsalt summuti osa näha ja eespool tulevad siis jälle samamoodi õõtsad, millega siis nii-öelda rattad ja käemikud kinnituvad siis nii-öelda alusvankri külge. Ja ega siin midagi suurt keerulist ei ole, et lihtsalt eesti keeles öeldes on siin puksid, kuulliigendid, mis siis nii-öelda siis seda nii-öelda silda siis koos hoiavad. Mida saab inimene ise teha, siis sõidu ajal, kui ta kuuleb mingisugust häält, siis ta saab kas rooli keerates sellest aru, kiirendades, kurvides, koha peal võib-olla rooli keerates ja nii edasi, et siin on nagu neid võimalusi erinevaid, et kuidas nagu ise nii-öelda hoida silma peal, et mis siis see auto teeb või ei tee ja kas millisel hetkel siis tuleks nagu siis nii-öelda töökoja poole pöörduda, et lasta siis spetsialistil siis nii-öelda siis täpne diagnoos panna, juhul kui on vaja midagi teha. Talvejärgselt hakkavad erinevad mürinad ja kolinad väga hästi ka väiksema kogemusega juhi kõrvu kostma. Ma võtame siis selle kas või hõõtsoova aluseks, et mis siit kõige rohkem võib hakata probleemiks muutuma? Kõige enam levinud on tegelikult need stabikakondid siin, mis siit on näha, kui nad on niisugune pikk ja kõige väiksema kuulliigendiga, siis need on tavaliselt kõige esimesed, mis kipuvad väsima lihtsalt. Siis järgmisena võib öelda siis kas need sarniirid, järgmised kuulliigendid, mis kinnituvad siia käemiku külge ja siis on juba õõtsapuksid, nii-öelda täis kummipuksid ja edasi juba ülespoole lähevad siis amordipadjad ja keerdvedrud kindlasti, mis kipuvad aja jooksul lihtsalt murduma, nii-öelda ära väsima. Bosch Car Service me reeglina, kui inimene tuleb, ütleb, et tal on kolin, siis me kontrollime kõik alusvankri sõlmed üle, et olla kindel, et ei oleks midagi sellist, et ta teeb ühe töö ära ja jääb siis mingi poolik asi ja tuleb teist korda uuesti tulla. Mis osad need kõige kuluvamad on, kui sa nüüd oma praktika võtad aluseks? Tegelikult võib siuke rusikareegliga öelda, et stabikapuks ja stabikakont, need on siuksed kõige enam levinumad asjad, mis nagu lähevad. Ja siis juba tuleb nii-öelda margipõhine erisus sisse, et kas siis on need õõtsapuksid, kui me räägime vaakgrupist, millel on mitmik õõtsaga sild, siis seal kipuvad olema need õõtsa enda, need sarniirid või siis need kuulliigendid ära kuluma. Aga põhiliselt ikkagi stabikapuks ja stabikakont on need, mis nagu kipuvad esimesena minema. Siinkohal tuleb südamele panna, et kui juba kuulete ka mingi kõrvalist heli, esimesel võimalusel pöörduda, sest kui üks detail annab järgi, siis reeglina see mõju kohe ka järgmistele detailidele ja jube kiiresti tulevad muud mured sinna juurde. Kui oluline on see, et kui ma ikkagi mingisugused puksi siin kuskil ära vahetan, mingi otsa ära vahetan, et pärast ikkagi see autoga käiks silla kontrollist endist läbi? Sillast on selles mõttes oluline. Kõikide sõlmede, kõikide detailide puhul ei pea seda tegema, aga kui me ikkagi räägime, et kui eemaldame selle õõtsoova näiteks, mis puhul, et siis õõtsapuksi vahetada või midagi, siis kindlasti tuleks läbi käia, sest see mõjutab külgkallet. Rooliotste puhul me räägime juba kokkujooksust, mis hakkab väga palju mõjutama siis seda auto juhitavust tee peal.
et kindlasti tuleb teha, aga kui me räägime siin, ütleme, Staubika kont, mis on siin samas lähedal, siis selle puhul on lihtsalt ratas alt ära, vahetatakse ära detaile, läheb uuesti tagasi kokku, et siis ei ole nagu oluline. Aga need, mis mõjutavad, ütleme, ratta nii-öelda liikumisgeomeetriat, siis sellisel juhul kindlasti tuleb sillastend teha, et olla kindel, et ei oleks muid muresid teie peal, sest sillastend mõjutab väga oluliselt ka rehvide kulumist, et muidu saad varsti uued rattad endale osta. Nüüd on aga meil hea võimalus näidata, millised näevad välja osad, mis juba ammu oleks vaja välja olnud vahetada. Alustame sellest kõige markantsemast näitest, ehk see sama õõtsoop siin, et tegelikkuses ta peaks olema sirge. Antud juhul on siin väike, selline kumerus on tal sisse tekkinud, siis kas siis on see löök olnud, suure tõenäosusega on ta löök olnud, et siin on ka jäljed näha, et siin on erinevad sellised löögijäljed peal, et antud juhul see auto sai siis päris kõva löögi kuskil, kas siis löökkauk, kivi, mis ta siis iganes oli. Ja samamoodi on siit siis lahkunud üks sarniir, mis peaks olema umbes samasuguse ehitusega, nagu siit on näha. Nii, järgmisena on siis jällegi samamoodi õõtsoob ja ta peaks olema sirge, siit samamoodi näha on ja ega need sarniirid ei tohiks käia nagu tallesabad siin, et need peaksid olema ikkagi suhteliselt nagu nii-öelda jäigalt liigutatavad. Lähme edasi, jällegi samamoodi kuulliigend ehk rooli ots, samamoodi käib nagu tallesaba, aga tegelikult ta peaks olema, kui ma siit kinni võtan, siis ta peaks jääma püsima. Siis on samamoodi puksid, siit on näha, et tegelikkuses peaks see puks olema siit silikoniga täidetud, aga antud juhul on siit see kaitsekumm on pealt lahkunud ja on see tühjaks jooksnud ja siis see puks teeb siis täpselt seda, mida ta siis parasjagu heaks arvab. Siin me ennist rääkisime esisilla reguleerimise vajadusest ja siin on olemas 2 rehvi ja need on siis väga suurepärane näide sellest, et esisild on olnud reguleerimata. Jah, siin on nüüd näha, mõlemad on ühe auto alt just esisilla pealt ja nüüd on väga täpselt näha, mis on siis juhtunud. Need on täpselt samamoodi praegu siin näha kaadris, et see oli vasak ratas ja see oli parem ratas ja need kulunud ääred on siis nii-öelda need sisemised küljed, ehk see tähendab seda, et auto nii-öelda rattad on siis vaadanud lahku. Ehk siis on kulutanud seda sisemist külge. Et see ongi nüüd see, et mis siis iganes see põhjuses olla, et miks ei ole siis õigel ajal seda silla nii-öelda geomeetriat kontrollitud. Reeglina on ikkagi see, et kui me räägime teeninduspunktist, kuhu sa autoga lähed ja kui sa ütled, et palun tehke mul autole nii-öelda kas siis iga-aastane hooldus või siis kilomeetrist sõltuv hooldus, siis tegelikult hooldusgraafik näeb ette vastavalt siis tootjale, et millised sõlmed tuleb alati üle kontrollida. Bosch Car Services me alati juhindume just nendest nii-öelda tehase servise nii-öelda plaanidest ja selgitame kliendile selle vajadusest, et see annab kindluse sinule tulevikuks, et sa ei peaks ülevaatuse võib-olla 2 või 3 korda käima, et sa saadki ühe korraga selle ülevaatuse tehtud. Just rehvide vahetuse ajal on rehvide pealt väga hästi näha, kas esisild nõuab silla geomeetria kontrolli või mitte. Soovituslik on see igal juhul. Mida on aga loo autokeskusele andnud koostöö Bosch Car Service süsteemiga? Bosch Car Service meie jaoks on see, kui nagu vanal nõukaajal oli kvaliteedimärk, see ongi puhas kvaliteet, mida teostatakse nii teenuse kui varuosa peal. Kui palju ikkagi Bosch ise teid nagu aitab igapäevatöös, kui kiiresti kõik vajalik kohale tuleb ja kuidas ta igapäevast tööd sa ise siin majas hindab? Üldiselt aitab väga palju, väga ei ole probleeme nende tarnetega, kõik on ikkagi, kui äärmisel juhul kuskil laost Eestis ei ole, siis ta on ikkagi päeva kuni 3 on ta kindlalt juba käes. Keskelläbi on 1 päev kaugemalt, kesklaust. Mis töid te siin majas teete? Lihtsam on öelda, mida me ei tee. Me ei tee kere- ja värvitöid. Ülejäänud töödega me saame kõigiga hakkama. Ma võin öelda nii palju, et laieneme väga jõudsalt ja siit ka võib-olla minu üleskutse asjalikele töökodadele, et kui tunnete, et tahate Boschiga edasi minna, et siis olete alati teretulnud. Aga veel, Bosch Car Service abiga on meil käimas ka üks tähelepaneku mäng. Õigesti vastanute vahel loosime välja Boschi akukruvikeereja, millega on kaasas erinevate otsikute komplekt. Ja täna küsime. Veermiku puhul kindlasti siis küsiks, et kui te nüüd vahetate oma rattad nii-öelda siis suviste vastu ja kui te märkate, et rehvid on ebaühtlaselt kulunud, et kuhu te siis pöördute, mida siis peaks tegema? Vastuseid ootame juba nädala jooksul saate kontaktaadressidel ja pange kindlasti juurde ka oma kontaktandmed.